Kuressaarest on saanud päikese pealinn ning maailmas esimest korda toimub ka sellel aastal Kuressaare tänavafestival. Nii et lähme vaatame, mida head ja paremat meile siin pakutakse. Mis meil täna siin Kuressaare tänavafestivalil toimumas on? Kõik üldse, mis on lõbustuseks ja ilusaks suveks vajalik ja plaaninud. Meil on toit ja vein, lasteala, muusika, kunst, kirbukas, sport, kõik, mis on hea. Kuidas siiamaani päev läinud on? Algas pisikese vihmaga, aga ilmataadiga oli kokkulepe, nii et kell 1 oli, kui oli rahvas, oli päike ka ja siiamaani on hea. Kui oluline on üldse korraldada selliseid üritusi või miks te otsustasite, et nüüd on õige aeg korraldada ka Kuressaares üks tänavafestival? Kuressaarega või väikeste kohtadega ongi niimoodi, et me siin ju ei ole ju midagi ja meil on nii kaugel kõik ja mis siis ikka, et kui midagi ei ole, siis tuleb teha ja opa. Mis meil siis täna siin toimumas on? Tutvustame oma treeningut, teeme Kuressaares sükest funktsionaalset treeningut, kus kasutame sangpomme, kange ja topispalle, oma keharaskust ja kõike sükest oma igapäevast liikumist kopeerivaid liigutusi. Eks igasugused kükid ja ülessurumised, kätega tõmbamised, lükkamised, kõik sellised harjutused. Aga ma arvan, et ega mina ei saa halvemgi olla, et tuleb samamoodi ära proovida. Kätte ise ka. Täna siia Kuressaare tänavafestivalile? Kuressaare tõi meid esiteks MMM ehk siis muusikad, maitsed ja mootorid, või see tagurpidi, mis on täiesti uue formaadiga motomeeste üritus. Nagu kiristordile teadmata veel on siin tänavafestival Kuressaares, mis on nagu super koos selle hea ilmaga. Hea ilma teeme meie muidugi Tallinnast. Kuressaare tänavafestival on meil ehitanud siia keset tänavat isegi meie päris oma liivaranna, et me saaksime teha siin oma suvestuudiot. Meil on siin erinevad liivakarbid, on meil siin täitsa olemas, nagu ühes suvestuudios olema peaks. Siis siin täitsa saab päikest võtta, saab pikali visata, nautida ilusat ilma, siis saab ampsata jäätist ja saab siin mõnusalt suve nautida, nii et aitäh Kuressaare festival, et sa meile selle mõnusa liivaranna siia ehitasid. Siin lõhnab eriti hästi. Mis siin toidualal siis seekord erilist ka on? Väga palju on erilist, et oleme valinud siia toidualale just kõik erilised kauplejad. Et Kuressaare tänavafestival on esimest aastat ja selle kohta, et ta on esimest aastat, oleme me väga rahul, sest kokku on meil 36 kauplejat, 16 toidumüüjat ja 20 jookide müüjat. Ja kõik on natuke erilised, natuke oma nišiga, et väga õnnestunud valik. Siin näiteks on üks New Englandi stiilis IPA, mis on selline hästi hägune, nagu nimigi ütleb. Ja samas on ta hästi mahlane ja seal on dry hopis kasutatud palju tsitruselisi umalaid, mis teeb temast nagu erakordselt hea suveõlle. Õhus on siis hägu, proovime. Kuidas tundub? Täitsa huvitav. See on niisugune üllatavalt värske.
mida siis siin proovida saab? Siin saab täna maitsta. Põhimõte oligi see, et inimesed saavad maista erinevad tooteid. On Kreeka hiidoad vinigretikastmes, on mammutoliive jürtidega ja magus minipaprika tühjaga ja toorjuustuga. Ühesõnaga siis Kreeka toidud on meil täna siin proovimiseks. Ja siin on Küprose halloumi juustu. Palun, maitse. Midagi juustulist. Juustud mulle alati meeldivad, see on soe, mis on alati hea. Kuidas teile tänane festival siin meeldib? Mulle meeldib tänane festival väga, sest hommikul kella 9 sadas paduvihma, aga kella 12, kui festival algas, tuli väike välja ja rahvast on palju. Mulle väga meeldib see festival ja see on esimene Saaremaa tänavafestival ja me loodame, et sellest tuleb traditsioon. See kestab aastaid ja aastaid edasi ja me loodame ka kolida Peatänavale järgmine aasta, et saaks rohkem rahvast meid leida ja nautida meie veine ja sööke. Meie pakume täna rahvale siis kondi küljest lahti searibi, mida siis on küpsetatud 7 tundi ja mille küljest tõesti kont nagu sulab lahti ja see väga rahvale meeldib. Kas te pakute ainult liha või on ka midagi taimetoitlastele? Jaa, meil on taimetoitlastele ka siin täiesti olemas oma bufee, millest siis vastavalt soovile ja valikule igaüks saab valida endale sobiva ja meie koha peal kohe teeme talle siis vastavalt soovile kõik nii nagu vaja. Marjakaste. Mis marjakaste on? Meil on siin kirsid ja siis kirsid. Siin on siis kirsid ja kirsid. Aga tõesti see lõhnab ja näeb välja väga oivaline. Me oleme jõudnud siia müüriäärsesse kohvikusse ja ma olen leidnud enda kõrvale Siimu. Mis meil siin täna toimub? Väikene selline tore lõbus päevakene. Ja me oleme siin Müürivahe kohvikus. Mida see tähendab? Lihtsalt, kuna müür oli nii kena ja kõik on telkidega, mõtlesime, et täna ei pane telki. Paneme siia väikese sellise asja, et on Müüriääre kohvik 2, et Haapsalus on 1 ja siin on 2. Ja inimestele pakute te siis mida? Pakume Paulaneeri Weissbieri, Paulaneeri Oktoberfesti ja Lindemantsi Kriiki, mis on eriti populaarne naiste seas. See on selline jook, et kui naised ütlevad, et nemad mitte kunagi õlut ei joo, siis Brüsseli punasšampanjat nad joovad ja pärast saavad kunagi teada, et see võis ollagi õlu. See on siuke kirsisiider, siuke? Tegelikult on õlu. Tegelikult on õlu. Nii et vahepeal asjad tunduvad, et nad on sellised, aga tegelikult on hoopis teised asjad. Nii maailmas on. Nüüd oleme jõudnud siia graffiti alasse, olen ka endale saanud siukse purgi kätte, värviks on mul roosa ja olen ka leidnud siit ühe kunstniku. So what are we doing here today? So today we did some workshop. I teach some basics techniques for how to use the spray cans, and also we teach like for the kids and whatever. I mean, random people just can try and paint something. So can you teach me how to use this? Yes. Okay. Now first you need to shake it. Yes. Alati tuleb siis alustada sellega, et seda tuleb shakeida. Need on meistri sõnad siin koha peal meil. Oh yes. Can you say Suve Studio? Suve Studio.